Ja tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. Mul on nii hea meel teid siin näha ja miks ei peakski olema, et august on ju selline külluse kuu meie aedades, kus saagid järjest valmivad ja on üks selline suur mekutamine. Eks see on ka hea aeg tegelikult mõelda, milliseid seemneid enda aiast koguda, et siis ka järgmisel aastal oleks üht-teist olemas. Ja ma ei tea, mis sinu põhjus on, miks sa mõtled, et sa tahaksid seemneid ise endale kasvatada, aga ma tean, et minu põhjus oli algusel see, et mul lihtsalt oli nii suur huvi selle vastu, et need seemned on kõik nii eriilmelised, nende botaanika on erinev, nende selline valmimistsükkel, see kõik oli minu jaoks nagu hästi huvitav, miks ma tegelikult ka mitu aastat tegelesin ainult orhideedega ja seal oli asi nagu eriti keeruline. Eks nad tegelikult on ka ilusad, kui niimoodi üldistada, et mul on siin need ühed magunad, mis ma eile õhtul veel viimasel hetkel lõikasin ja seda kõike on nagu tore jälgida ja mulle meeldib ka oma tütart sellesse toimetamisse kaasata. Aga eks nüüd on ikkagi asi tõsisem, et mulle meeldib ka see mõte, et mul on seda võimekust, et enda perele toitu kasvatada. Ja mitte ainult sellepärast, et see toidujulgeoleku teema ikkagi väga raskelt juba surub ennast peale ja võib-olla on osasi asju juba meil natukene hilja ka teha koduaia pidaja mõttes. Aga kõik ei ole veel kadunud. Siis kindlasti see vanade sortide säilitamine, see on niivõrd oluline materjal meie jaoks. See vana sort võib olla ka väga vajalik materjal uute sortide tegemiseks. Ja mis veel väga isiklikul tasandil on kindlasti see, et enda kasvatatud toit on puhtam ja toitaine tihedam. Et kurgil on vahe, kartulil on vahe ja seda kohe ei tunnegi, aga kui sa oled harjunud juba värske ja hea toiduga, siis ja kui sa pead minema tagasi sinna nii-öelda poetoidule, siis ma usun, et igaüks hakkab ka seda vahet hiljem siis ikkagi seda võrdlusmomenti tehes läbi tegema ja tundma. Ja see ongi nagu minu motivatsioon seda teha ja mul on päris muljetavaldav seemnepank juba kogunenud, et ma just siin sorteerisin ka toas ja vaatasin, et ohoo, et ma ühe kasti tarisin endaga kaasa ka ja ma tõesti mõtlen, et ma võib-olla sean üles ka mingisuguse seemnepoe, et ma saaksin seda headust siis teistega ka jagada, et kui sa näiteks vaatad seda videot praegu ja mõtled, et sina küll tahaks, anna mulle ka märku, et minu jaoks oleks see selline hea indikatsioon ja kindlasti väga suur motivatsioon selle ülesseadmisega tegeleda. Aga mida siis üldse siin silmas pidada ja miks on sellest nagu videot vaja teha, et selles mõttes, et kas ei ole niimoodi, et ma võtan seemne, kuivatan ära, hoian üle talve, panen kevadel maha ja kõik läheb ringi ratast, siis ei. Kahjuks on see asi ikkagi palju keerulisem, et muidugi on väga palju ka köögivilju ja lilli, millega see tõesti on niimoodi, et sa võtad selle seemne, teed selle ringi läbi ja teed seda ringi ja kordad ja iga kord näiteks, kui sul on see tomat, on ju, siis ta iga kord ongi seesama tomat, et on väga palju köögivilju ja lilli, millele see seemnete puhul väga hästi toimib. Aga kõikide puhul see asi ikkagi ei ole nii lihtne, siis ma mõtlesin, et ma räägin sellest ka lähemalt, et sa tühja tööd ei teeks. No kui sa oled nagu välja valinud, mida sa korjata tahad, siis sa kõigepealt võiksid vaadata, milline on tema kasvulaad. Kas ta on 1-aastane taim, 2-aastane taim või ta on sootuks püsik. Et 1-aastastega on asi lihtne, et on taimi, mis võib-olla mujal on püsikud, aga meie oludes kasvavad 1-aastastena, ongi see, et ta samal aastal kasvab, õitseb ja viljub ja sa saad selle seemne kätte ja sa saad kerge vaevaga igal aastal ka oma seemet nii-öelda värskendada. Siis on 2-aastased taimed, mis on siis sageli meie peedid, kaalikad, porgandid. Need on need eriti väärtuslikud köögiviljad, kellega on natukene rohkem tööd, et seda sordi ehtsat seemet hoida. Esimesel aastal tema kasvab ja annab sulle selle vilja, eks ole, mis siis sageli on juurikas. Siis hoiad selle juurika keldris üle talve ja ei söö ära seda. Kevadel veel teed valiku ja siis paned uuesti maha ja saad siis teisel aastal selle seemne. Kui sul on porgand, mis teeb sulle seemne esimesel aastal, siis ära seda seemet võta. Et see on võib-olla mõtled küll, et sa saad kergema vaevaga, aga tegelikult on seal mingi muu probleem, on see, et sa ei saa seda juurikat ikkagi, mida sa süüa tahaksid. Et maitse ära, et siis küll sa saad aru, millest ma täpsemalt räägin. Et vahel ikkagi on jah niimoodi, aga meie sellised sordid, pärandsordid, eriti vanad või uuemad avatud sordid, et nende selline saagiväärtus säiliks, siis tuleks ikkagi valida need, mis päriselt ka õiduvad
mitte ennakõidu esimesel aastal, vaid võiduvad teisel aastal. Aga see selleks, ärme lähe nii spetsiifiliseks. Ja siis on püsikud, keda sageli on väga hea tegelikult hoopiski jagamise teel või tütartaimedega paljundada. Aga kui sul on vaja nagu rohkem neid taimi teha, siis on mõtet ka neil seemet võtta ja eks seal on samamoodi lihtsalt selline jälgimine, et kuidas nad valmivad, millal nad valmis on ja et enne kui nad varisevad või siis aialinnud need seemned ära söövad, et siis neid korjata. Ja see selleks. Sa võiksid vaadata järgi, et kuidas tema tolmleb. Seda on võimalik väga lihtsasti kirjandusest järgi vaadata. Näiteks, kas ta on ise tolmleja, et see enam vist ei tule üllatusena minu kanali jälgijatele, aga tomat on ise tolmleja ja näiteks hernes ja uba, et nad küll vajavad natuke sellist sõbralikku müksu või raputamist, et kas siis teeme seda meie ise kasvuhoones või õues võib-olla teeb seda tuul või mõni loom müksab seda taimet, siis see õietolm lihtsalt selle õie sees saab paremini liikuma, et ta ilusti ikkagi langeb sinna emaka suudmele. Aga selliste puhul on selline hübridiseerumine ja selle võimalus nagu väga väike. Aga sageli on nad juba enne ära tolmlenud, kui see putukas sinna jõuab. Aga eks sellist spontaanset hübridiseerumist väikse välismõju abil ikka vahetevahel tuleb ette. Ja siis on tuultolmlejad. Et näiteks mul on siin mais selja taga, kes on tuultolmleja ja nende puhul on väga raske jälgida tegelikult, kui ei ole taime isoleerinud, et selline nii-öelda saastumine kõrvalpõlluga on väga kerge tekkima. Ja kui on nagu soodne kõik, siis see õietolm võib ikkagi päris kaugele levida. Ja siis näiteks näiteks mul siin on üks pärandsort mais, mida ma ise olen ka siin juba 4 aastat seda seemet nii-öelda parandanud. Võib ära rikkuda, et kui mul oleks siin kõrval nüüd mingi sinopõld, mida õnneks ei ole, siis mul ei ole isegi mõtet siit enam seemet võtta. Aga kuna mu naabrid siin kindlasti maisi ei kasvata, siis ma saan siin rahulikult toimetada. Ja teine maisisort, mida ma kasvatan esimest aastat ja tahan ka tõenäoliselt mõne tõlvika võtta seemneks, see mul üldse teisel pool maja. Nii et nemad omavahel nagu ei kohtu ja õitsemise aega ka tuultolmlejatel võiks vaadata, et mul praegu see Leedu suhkrumais just õitseb, aga see teine mais, temal veel ei ole neid isasõisi mitte kuskil näha. Nii et ka see on üks võimalus isoleerimiseks. Ja siis on putuktolmlejad, kes siis vajavad seda, et putukas siis kas siis sama taime isasõielt viib sama taime emasõiele selle õietolmu edasi või siis toob täiesti teiselt taimelt, et nende puhul on see hübridiseerumine samamoodi väga kerge tulema, nagu ka tuultolmlejatel ja ka seal muud väga ei aitagi kui käsitsi tolmeldamine ja isoleerimine. Ja näiteks kõrvitsad on sellised, kes on väga ulakad taimed ja kui sa tahad kõrvitsa seemet võtta, siis kõige kindla peale minek ongi see, et sa näed, et tuleb emasõis on arenemas, eks ole, temal on juba see vilja-alge järel ja sama sordi isasõis on, siis sa isoleerid need, katad mingi õrnamarli või millegagi kinni, et ükski putukas sinna ligi ei saaks. Tavaliselt on kõrvitsasõis avatud 1 päeva ja kui sa näed, et emasõis hakkab avama, siis sa lähed, võtad isasõia reaalselt, ise lähed kõik mäkerdad selle õietolmuga kokku, tolmeldad ära ja siis sa saad kindel olla, et sellelt viljalt saad sa neid seemneid võtta, et siis ka järgnevad põlved on nende samade omadustega. Et sageli ma näen, et keegi on kellele kinkinud mingi ägeda kõrvitsa ja kõrvitsad on nii vahvad, nad on kõik nii erinevad, on erinevad liigid, liigises on erinevad sordid ja siis tekib kiusatus seda seemet ka selle sama kõrvitsa seest võtta. Esiteks sügisel kohe peale kõrvitsa põllult noppimist kõrvitsa seeme niikuinii ei ole valmis. Aga teine asi on see, et kui see kõrvitsa vili on sulle kingitud, sa nagu mitte kunagi ei suuda tagantjärgi kindlaks teha, et ta ei ole spontaanselt hübridiseerunud sama liigi kõrvitsa teiste sortidega või et ta ei ole mingisugune hübriid, et kõrvitsa hübriidid, millel on kindlasti omad eelised, kindlasti selle saagikuse, haiguskindluse ja mis iganes omaduse suhtes, siis see järgne põlvkond, mis sealt seemnest siis kasvab, see on hoopis midagi muud. Et see on tühi vaev ja seda pole nagu mõtet teha. Et üldiselt, kui sa alles alustad sellega, siis igasugustest hübriididest võiks eemal hoida, sellepärast, et nendega on rohkem vaeva, kui asi sageli väärt on. Aga väga hõlbus on täna juba näiteks kas või kerge internetiotsinguga selgeks teha endale, et kas see on avatud tolmleja või isegi juba pärandsort ja nende puhul siis vastavalt toimida, millise tolmleviisiga see taim on.
Mis on veel väga oluline, mis ei ole küll otseselt seotud seemnete endaga, on sildid. Ja miks ma seda räägin, on sellepärast, et ma ise olen kõik need asjad läbi kolistanud, et ma arvan, et ma mäletan, millal ma mingit seemet olen võtnud. Mul on siin üks anonüümne till. See on kindlasti väga eriline till. Ma panen ta maha ka, aga ma söön ta ära, ma seemet enam ei võta, sest ma ei tea, mis asi see on. Et sildid juurde. Just, et millega on tegu, et tilli puhul näiteks oleks päris hea teada, et kas see on mingi põõsas till või ta on mingi vana till, et need on juba niivõrd erinevad, eks ole, üks kasvatab rohkem lehti, on mahedam, teine teeb õisi ja näiteks on hapendamiseks ja marineerimiseks, on ju, ja nii edasi. Ja me arvame, et me mäletame, aga tegelikult me ei mäleta, mis me endale oleme topsi või kotti pistnud. Ja mul on endaga tegelikult ka reegel, välja arvatud see õnnetu till, et kui ma leian jälle mingid nutsakad, kus ei ole silti juures, siis ma parem viskan kohe ära, sellepärast, et ma ei hakka seda uuesti läbi tegema. Ja, et nüüd mul on igal pool kasvuhoones ka on need paber ja pliiats, et mul oleks need sildid olemas, et miks ma seda nagu nii pikalt siin räägin ikka veel, et sellepärast, et me tõesti kõik teeme seda sama viga, et me ei pane silte juurde seemnetele. Me võib-olla suudame seemne kuju järgi ära tunda, et see on till ja see on mingi, ma ei kujuta ette, spinat on ju, aga näiteks kui sa jõuad sinna ristõielisteni, kus on kapsad, siis on kõik ühesugused. Nii et õpi sina minu vigadest ja ole minust targem. Eks see hübridiseerumise teema ongi see, millega me kõige rohkem seemnete kasvatamisel oma tarbeks kokku puutume. Aga mis on veel väga oluline on see, et ma siin kõrvitsa juures juba mainisin, aga seeme tuleb ikkagi võtta siis, kui ta on valmis. Et mingisugustel liikidel, näiteks osadel heintaimedel on tõesti tehtud kindlaks, et nad suudavad ka ise järel valmida päris kenasti. Aga kui sa teed seda enda jaoks, siis kindlasti kogu seemned, mis on tõesti küpsed. See vajab vahepeal sellist tõelist pühendumist, et ma näiteks oma Facebooki lehel ka näitasin, kuidas ma lõosilma seemet korjasin. Imeline lill ja ma ikkagi, sõltumata sellest, et ta teeb väga hästi ise külvi, ma tahan, et mul oleks seda seemne tagavara ka ja ma tahan seda teistele ka pakkuda, seda seemet. Ja kuna ta õitseb järk-järgult, siis need seemned ka valmivad järk-järgult ja siis ma reaalselt käingi teda järk-järgult korjamas. Nüüd augustis enam ei saa, aga juuli alguses ma sain veel seda seemet võtta. Ja näiteks ma ei kujuta ette, siin on mul magunad, eks ole, et nendega on selline asi, et kui see kupar on juba pruun, siis on see kupar tühi. Ja siis ma käin iga õhtu kääride ja topsidega vaatamas oma taimi, et mul on hästi ilus selline nagu määrdunud lavendli värv, mis mulle endale hirmsasti meeldib ja see on ainuke magun ka, mis mul siin aias on. Rääkides jälle hübridiseerumisest ja nendest hulludest kimalastest, kes igale poole jõuavad. Ja siis ma käin ja vaatan, et isegi kui see kupar on võib-olla rohekas ja natuke toores, et kui ta siit juba avaneb, siis ma juba lõikan ta ettevaatlikult ära ja pudistan ta siia sisse. Et see on tõesti ka selline seeme, mida on suhteliselt puhtana võimalik korjata, aga köögiviljadest, et kindlasti ka, et kui on tomat, eks ole, et siis võiks ikkagi oodata, et kui sa selle vilja välja valid, mina veel panen oma viljadele paela ümber, et kindel olla, et nad mitte mingil juhul keegi seda ära ei sööks, et ta oleks nii kaua seal taime küljes, kuni ta reaalselt hakkab sealt ära kukkuma. Ja siis seda seemet võtta, siis sa tõesti saad selle üli hästi välja arenenud hea idanevusega seemne, mis säilib sul 10+ aastat, kui vaja on. Ja see aasta ma võtan kurgilt ka jälle seemet, et mul on üks selline ilus kurk, ilusa taime küljes. Valisin ta välja, panin talle paela külge, et ta kasvab selliseks nutsuks ja siis ta nagu muudab veel värvi, et ta läheb selliseks heledaks, siis ta läheb kollaseks ja võib isegi oranžiks minna. Ja kui tuleb sügis tuleb niikuinii külmad. Enne seda ma toon ta tuppa ja ma lasen tal veel järel valmida kuni mingi ja siis ma lõikan ta lahti, et tal natuke selline seest on siuke nagu vahtkumm ja sealt ma siis pesen need seemned välja, et praegu ka, kui sa teed kurgisalatit kurgist, mis on kogemata lehtede all üle kasvanud, eks ole, aga süüa veel kõlbab, et ja seal on need seemned sees, et nad näevad välja nagu seemned, seal on need kessad, aga neil ei ole seda välja arenenud võimet idaneda ja ta on nagu seeme, aga ta ei anna sulle järgmise aasta saaki. Mis on veel nagu võib-olla mõistlik jälgida, et mitte jälle tühja tööd teha, on see, et need seemned, mis ise ära varisevad, esimesena ongi need kõige paremad seemned.
et kui nad on ikkagi siin õie põhja küljes liiga kõvasti kinni, siis las nad jäävad, sest tõenäoliselt isegi kui nad on seemne nägu, sellised ilusad paksud, siis nende see kvaliteet ei ole nii hea. Ja pole mõtet seda pahna endale korjata. Et siin näiteks mul on lihtõieline aster, mida ma ei tea, kui kaua aega ma olen juba hoidnud. Jah, mul on see probleem, et mul ei olnud algusel kohe kõikidel asjadel sildid küljes. Et tema on korvõieline, nagu see sinniagi ja seda pahna on siin nii palju. Ja kui ma ta niimoodi korralikult ära mudin ja teda raputan, siis siia alla vajuvad need ilusad sellised seemned, mida ma siis tegelikult ka pean vajalikuks säilitada, et siis ma sorteerin nad ära ja siis ma pean palju väiksemat topsi hoidma. Et muidugi see seemnete korjamine võib tunduda mitteteadjale, et mul on mingi sodi siin, aga tegelikult see on üks hirmus väärtuslik kraam. Ja kui sildid on juures, siis vast juhtub ka niimoodi, et keegi kogemata ei viska neid ära. No mis iganes siis see sinu põhjus on, miks sa tahad seemneid koguda, ma arvan, et see on hirmus vahva mõte. Kuna täna on selline kuiv ja natuke tuuline ilm, siis ma natukene jäängi siia oma seemneid tuulama, et seemnete puhastamisel ka tuleb olla loominguline, et neid võimalusi on erinevaid, aga seemned on kõik nii erinevad, erineva raskusega ja igale ühele sama asi ei sobi. Lihtsalt kas kasutad sõelu, tuult või mis iganes, sa lihtsalt ühe või teise meetodiga kaotad siis rohkem või vähem neid seemneid. Minul väga palju neid ei ole, nii et ma proovin sellist täppistööd siin teha, aga sinule aitäh, et sa seda videot vaatasid ja nagu ikka, soovin sulle toredat aiapidamist.